ülipõnev oli avastada selline ettevõte nagu Zappos. Ma ei olnud neist midagi kuulnud ja võib-olla eestlased enamik ei tea sellest. Ma arvan, juhtidele võiks olla väga kasulik ettevõte, mida case'ina nagu vaadata, sest Zappos erineb kõikidest nii startup kui ka üleüldistest organisatsioonidest, mida ma tean. Ja justkui tehniliselt võiks öelda, et nad müüvad internetis jalanõusi. Ja see oli ka nagu originaalne idee, kui nad tulid välja 98 aastal, et see on see, mida me hakkame turul pakkuma. Kuid oluline on küsida, et kui nad tulid 98 välja, mis on hoidnud selle ettevõtte täna varsti 20 aastat teovõimelisena, suurendades iga aasta käivet 30%, samal ajal kui milleeniumi vahetus ajas pankrotti väga paljud .com ettevõtted. Ja täna on ka selle ettevõttel iga aasta 7,4 miljonit klienti, kes ostavad läbi interneti nende tooteid. Ja ma ise usun, et see peitub selles, et algusaastatel küsiti ettevõtte loojalt Tony Shechilt, et kas tal on tähtis luua nagu väga suure kasumliga Fortune top ettevõte. Ja siis ta ütles, et tema jaoks on oluliselt inspireerivam ja olulisem ja tähtsam luua väga hea tööandja bränd, mille tagajärg on see, et täna on Zappos ettevõte, mis on korduvalt olnud Fortune parimate tööandjate nimistu topis. Ja huvitav on see, et nad ei ütle mitte kusagil, et nad müüvad jalanõusi või ma ei tea, riideid. Nad ütlevad igal pool nii töötajatele kui ka neile, kes ostavad, we deliver happiness. Ja see on nende kogu mõõdupuu. Kas sa oled selline inimene, kes suudab kliendile ja oma kolleegile deliverida happinessi? Kusjuures iga kuu nad saadavad töötajatele välja küsimustiku, kus neil on 5 küsimust, millest 2 on. Kas ma tunnen, et mu tööl on mingi suurem mõte kui kasum? Ja kas ma tunnen, et minu inimesed mu ümber, kellega ma koos töötan, on nagu minu pere ja sõbrad. Ma olen korduvalt näinud seda, kuidas Eesti juhid selle sõbra teema peale lähevad nagu pinges, ütlevad, et kurat, siin käidaks tööl käidaks nagu tööd tegemas, mitte mingit sõprussuhteid, see ei ole mingi perekond. Ja see on, ma arvan, täiesti vigane mõtlemine seepärast, et inimesed veedavad tööl rohkem aega kui kodus, see on ülioluline, kellega me koos töötame. Ja mis on selle nii-öelda emotsionaalse mõtlemise tagajärg Zappose seisukohalt? Eestis on väga tugev sõda selle järgi, kes saab parimad töötajad oma ettevõttesse tööle. Zapposesse kandideerib aastas 25 000 inimest, kellest tööle võetakse ainult 250. Ehk tehniliselt Zapposesse tööle saada on raskem kui Harvardisse õppima. Ma arvan, siit võiks igaüks vähemalt mõtte võtta.